Kui ma ühendun teistega väljaspool iseennast, ma jään iseendasse samuti, see maailm ei muutu. Ise ei muutu, sest kui ma ise muutun ja see tühistatakse, siis pole teisi. Ma pean alati tundma teisi iseenda vastandina, vihkamisena, üha rohkem. Pole suuremat vihkamist, kui oli tunda Rabbi Shimoni grupis. Ja selle alusel avaldab looja Zohari, kus on suur viha all ja armastus peal ja see vahe on hohmavalgus. Suur ego ja mahsah selle peal, mis lubab sul avastada suuri valgusi. Nii sa pead hoidma iseennast kuni lõpliku paranduseni. Pärast seda see tühistatakse, kuid see ei ole oluline. See ei ole mulle oluline, mis on pärast. See peab olema väljaspool mind ja ma parandan enda suhtumist neisse iga kord. Ja armastus siin peab olema põhinema vihkamisele. Seetõttu see reaalsus, mida sa avastad, on reaalsus, mis on sinult minu suunas. Kui sa suhtud nendesse, niivõrd kui sa neid tõukad eemal läbi vihkamise, siis läbi armastuse tood neid lähemale. Ja see vahe armastuse ja vihkamise vahel avastad sa vaimsuse, reaalsuse. Vaimsust nimetatakse, kui sina alustad sellega, et sa tunned, mis on halb ja hea, vastavalt sellele, mis on teiste soov ja teised suhtes sinuga ja mitte iseenda mõtestatusega. See on mõtestatuse anda.